ma arvan, paneel ja mina annan siia lihtsalt mingisuguse väikse eelhäälestuse ja see eelhäälestus, ma pean endal taimeri käima panema, sellepärast et kui ma panen siit play, siis hakkab jooksma. Sest nagu mu tudengid teavad, kui ma ütlen, et läheb 5 minutit, siis läheb 1,5 tundi. Et ühesõnaga 12 aastat tagasi, kui ma tulin siia filmikooli filmiosakonda juhtima, et siis oli olukord hoopis teine, kui ta on praegu ja olid erinevad väljakutsed ja üks nendest väljakutsetest oli see, et meie õppekava kestis 3 aastat, aga tegelikult oli hädasti vaja, et ta kestaks 4 aastat. See on taustalugu ja hakkasime ette valmistama siis ühte ülikooli bürokraatlikus mõttes väga keerulist protsessi, et seda 4-aastasele õppele tagasiminekut. Ja üks asi, mida me kogesime toona palju, oli see, et me õpetame filmikunsti osakonnas siis praegusel hetkel 7 eriala, aga me õpetame siis nii-öelda HOD-sid, ehk siis me õpetame operaatoreid, režissööre, monteerijaid, produtsente ja nii edasi, aga me ei õpeta assistente. Aga üldjuhul, kui inimene lõpetab filmikooli, siis ta ei lähe tööle sellesse ametisse, mida ta on õppinud, vaid ta läheb tööle assistendiks. Ja oli selline kummaline olukord, et meie tudengid lõpetasid ja läksid tööle assisteerivatesse positsioonidesse ja produtsendid ütlesid, et mida te neile seal 3 aastat õpetasite, nad ei oska mitte midagi. Ja siis me ütlesime, et ei, me õpetasime seda ametit, mida nad hakkavad 10 või 15 aasta pärast tegema. Ja sellest sai siis alguse selline mõte, et meil oleks vaja, et kui see 4. aasta meil õppekavasse lisandub, et siis sinna 4. aastasse on vaja selliseid mooduleid, mis annavad siis lõpetavatele tudengitele praktilisi oskusi, millega nad päriselt siis saavad filmitööstusesse siseneda. Ja siis selle protsessi käigus oli mõte, et see võiks olla kuidagi seotud tulevase kutsekvalifikatsioonisüsteemiga. Ja ma mõtlesin, et ma teen ühe küsimustiku Eesti produtsentide hulgas, et millised raskused on filmimeeskondade komplekteerimisel. Ja et tegelikult selle küsimustiku põhifookus oli see, et kas on vaja kutsekvalifikatsioonisüsteemi või mitte. Praegusel hetkel see on juba täitsa võib-olla polegi enam nii aktuaalne, aga see küsimustiku tulemused olid toona huvitavad ja siis puhtalt isiklikust huvist, siin ei ole ühtegi logo, nagu näete, keegi seda tegevust ei toetanud. See oli minu isiklik hobi. Tegin ma 5 aastat hiljem uuesti selle küsimustiku, saatsin laiali ja siis, kuna see kuidagi huvi tiksus edasi ja korraga vaatasin, et juubel on tulemas, 5 aastat sai jälle mööda, saatsin uuesti. Ja 2015 vastas mulle 26 inimest, 2020 23 ja 2025 17. Ma ei tea, kas produtsentidel on rohkem tööd või on produtsente vähemaks jäänud, aga 26 tundubki Eesti kohta natuke suur arv. Ja küsimused siis, mis ma nende käest küsisin, olid sellised. Milliste loominguliste erialade esindajate puudust tunned kõige teravamalt? Milliste ametipositsioonide esindajatest tunned kõige rohkem puudust? Kuidas otsid uusi pädevaid meeskonnaliikmeid? Juhul, kui otsid uusi pädevaid meeskonnaliikmeid välismaalt, palun täpsusta millistest riikidest. Millised probleemid esinevad seoses meeskondade komplekteerimisega Eesti filmide puhul ja millised probleemid esinevad seoses filmimeeskondade komplekteerimisega rahvusvahelise vähemuskaastootmisfilmide puhul? Pluss siis oli üks küsimus ka selle kutsekvalifikatsioonisüsteemi kohta, aga sellest ma praegu süvitsi ei lähe, sest aega on meil vähe. Ja mul on siin nüüd need tulemused, et ma tegelikult lõpupoole on mul ka kõigi aastate võrdlus, et ma korraks näitan lihtsalt 2015 aasta tulemusi, et see on siis selline 2015 aastal tunti väga tugevalt stsenaristidest puudust. Kunstnikud olid üks oluline puuduse tunne ja monteerijad, isegi keegi vastajatest, mul olid seal ka sellised vabade kommentaaride koht ja keegi vastajatest oli öelnud, et peale Tambet Tasuja meil ei olegi ju mitte kedagi, kes täispika mängufilmi monteeriks. Et selles osas juba tunnetuslikult õnneks on olukord muutunud, kas siin eelmise Frangi teemalise jutuga seoses ja et noori ja täispika mängufilmi kogemusega monteerijaid on meil praegu juba oluliselt rohkem kui 10 aastat tagasi. Pärast hiljem, kui ma näitan neid kõiki aastaid koos, et siis märkate kindlasti ka seda, et operaatoritest ei tunne mitte keegi puudust. Ja veel vähem tunnevad praegu puudust kui 10 aastat tagasi.
Aga nüüd, kui ma nendest võrdlustest räägin, et siis ma korraks lihtsalt enda positsiooni selgitan ka, et ametilt olen ma operaator ja minust ei tule keegi puudust. Okei, see on nali, aga ametilt olen ma operaator, aga ma operaator juba iseenesest seisab ühe jalaga ühes maailmas, teise jalaga teises maailmas, et ma olen meeskonna liige, aga samas ma näen produktsiooni poolt ja ma näen ka neid konflikte ja arusaamatusi mõlemalt poolt, mis tekivad. Ühtlasi ma olen ka koolis õppejõud, mis tähendab, et mul on kohustus hoolitseda enda siinsete kasulaste eest ja vaadata, et nad 10 aastat pärast kooli lõppu saaksid fränki teha, mitte eriala vahetada ja otsida endale uut väljundit. Ja mul on kodus üks produtsent, et siis sellest ma näen ka seda, kuidas elavad Eesti filmiprodutsendid. Ja on olnud olukordi, kus minu õppejõupalk on meid mõlemaid üleval pidanud. Ehk siis ma näen seda eri suundadest ja ma näen sageli, et on mingisugune selline arusaam meeskondade hulgas, et raha tuleb kuskilt kraanist, mis voolab lõputult ja produtsendid panevad selle endale taskusse. Et need taskud, mis minu kodus seina peal ripuvad, seal ei ole seda raha. Nii et ma ei tea, kuhu see läheb. Et tegelikkuses tõsiasi on see, et filmi tootmine on väga kallis asi ja kui ma ka siin nendest numbritest räägin, et siis minu südamesoov on alati see, et nii väikses riigis nagu Eesti seda on hästi oluline, et me räägiksime omavahel läbi igapäevaselt ja kogu aeg, et produtsendid või tootjad või kuidas me seda poolt nimetame ja siis filmi tegijad ei ole kaks erinevat poolt, vaid on kõik ühe sama supi sees. Aga ma siis selleks, et panelistidele anda normaalset aega, et siis ma hüppan nendest aastatest mööda, ma lähen kohe aastate võrdluse juurde. Ja liigun, ei oska väga hästi liikuda siin, liigun natuke kiiremini. Nii. Et ma vaataks siis neid vastuseid ja seda, et kuidas aastate lõikes need muutunud on. Et see on siis 2015, 2020 ja 2025 tulp, siis milliste loominguliste erialade esindajatest puudust tunnetad kõige teravamalt ja siis ma panin siia top 4, mis on siis näha muutumist. Et stsenaristide puudumine on jätkuvalt väga valus teema. Ja siin ma oskan võib-olla öelda vaid enda kõhutunde järgi, et stsenarist küpseb väga aeglaselt ja stsenarist peab saama väga palju kirjutada ja mitte üksi sahtlisse kirjutada, vaid päriselt projekte kirjutada. Meie stsenaristika õppega filmikunsti osakonnas on veel suhteliselt noor ja selle tõttu paljud stsenaristid, kes meil on stsenaristi haridusega lõpetanud, alles on jõudmas sinna kohta, kus neil on piisavalt palju kirjutamise kogemust. Teine asi on ka see, et ühes paari aasta taguses ettekandes ma uurisin seda, et mis meie lõpetajatest on saanud ja stsenaristika erialalt on kõige rohkem inimesi valdkonnast ära kadunud. Ehk siis see on selline valdkond, kus püsimine on oluliselt keerulisem, see on tõenäoliselt seotud ka sellega, et need, kes lähevad otse platsile, need lähevad nagu mingisuguse ühise lainena ja siis stsenaristid on sageli jäävad üksinda ja nende kontaktid siis produtsentidega võib-olla jäävad ka liiga põgusaks. Nagu siin enne on ju Tõnis rääkis, et Ivoga ta kohtus platsil on ju, et siis stsenaristide tee platsile ei ole nii sujuv. Ja selle tõttu, et need on erinevad põhjused, aga ma loodan, et kui me nendest pärast hiljem paneelis arutame neid vastuseid ja siis publik saab ka kaasa arvata. Ja siin siis on näha seda, mis ma eelnevalt mainisin, et see monteerijate puudus on oluliselt langenud, et jah, siin 2015 aastal oligi üks kommentaar, et monteerijatest on väga suur puudus, et mängufilmi juures töötamise kogemust on monteerijatel liiga vähe. Kui mõelda allhanke või vähemus kaastootmise peale, siis peale Tambet-tasu ei julgegi kedagi teist välja pakkuda veel. Aga et see on nüüd muutunud. Ja tekkinud on selline tegelane, režissöör, mis on võib-olla isegi, ma ei tea, hea uudis. Varem öeldi kogu aeg, et režissöör ei ole kellelgi vaja, kõik saavad filmid ilusti tehtud, et režissöör on meil piisavalt. Et mulle tundub, et võib-olla seoses selle konkurentsi tõusuga on ka
et siin see ei räägi mitte ainult sellest, et režissöör on üleüldse puudu, vaid et otsitakse häid režissööre ja häid stsenariste ja neid otsitakse luubiga ja et režissööri roll filmi edus ja tema käekirja eripära tajumine on võib-olla produtsentide jaoks nüüd muutunud aktuaalsemaks ja võib-olla siin ka mingi põlvkonna vahetuse asi toimunud 10 aasta jooksul. Nii, milliste ametipositsioonide esindajatest tunned kõige rohkem puudust? Nii. Et Kollane tulp on esimene AD. 2015 aastal oli totaalne esimese AD puudus, väga laes. Ja siis on siin näha ka sellist huvitavat muutust, et 2025 üleüldine puuduse tunne on vähenenud. Ehk siis inimesi on ilmselgelt tööstuses ka rohkem. Esimene AD 2025 jätkuvalt juhib seda puuduse tunnet, aga juba oluliselt väiksema protsendiga. Ja line produceri puudujääk siis aastal 2020 oli üsna oluline. Ja siin kommentaaride hulgas siis 2015 mainiti, et ei ole üldse inimesi, kes oskaksid midagi seoses lokatsioonidega teha, ei lokatsiooni skaute ega lokatsiooni manager'e, keda julgeks välisprojektide peale pakkuda. Et see nüüd on näha, et meil on tekkinud see positsioon ja see professionaalsus. Siis siin on nüüd need kõige rohkem puudust tundvad, aga ametipositsioone ma loetlesin veel. Näha on see, et postproduktsiooni esiletõus, et heliposti ja heliplatsi salvestust on siis rohkem, praegu siia tabelisse ta ei mahtunud, aga et 2015 aastal ei olnud seal üleüldse mainitud seda. Võib ka välja tuua seda, et grimeerijatest kõigil nendel aastatel on puuduse tunne 0. Ehk siis grimeerijaid meil tundub, et on piisavalt. Ja noh, et eks selle puhul on ka seos kindlasti sellega seotud, et grimeerijate rohkus on ka seotud sellega, et seda ametit on võimalik ka mitte ainult filmitööl teha, et väga paljud grimeerijad teevad laia profiiliga grimmi. Nii, ja kuidas otsid pädevaid uusi meeskonnaliikmeid? Et siis nagu ikka, see on üleüldiselt filmitööstuses kõige levinum asi, et kolleegide soovituste põhjal. Et see on tohutult oluline minu arust ka kooli lõpetajatele aru saada, et seda ma räägin ka tudengitele loengus, aga et kui sa lased kooli ajal üle, siis sinu õppejõud on filmitegijad ja siis kui keegi küsib soovitust, et kas see või teine tüüp kirjutas mulle, et tahab tulla tööle, kas sa soovitad, siis see õppejõud ütleb, et ei, minu loengust küll kohale käinud. Ehk siis Eesti on väga-väga pisikene ja see produtsendid kõik suhtlevad omavahel, nii et kui kellegil on mingisugused probleemid platsil, et siis see info liigub kiiresti, mis ka kindlasti igasugust kollektiivset läbirääkimist takistab, sest inimesed ei julge olla ebamugavad. Aga siis mis siin veel on näha, et on natukene kõrgemale tõusnud see, et koolitan ise välja, kuna kõrgkooli lõpetajatel ei ole reaalseid oskusi. Mis mulle endale tundub, et see räägib aina kõrgema spetsialiseerumise esiletõusust, et eriti välisprojektide peale on vaja aina rohkem inimesi, kes on spetsialiseerunud ja kogemusega. Et kui et siin mitme suurema välisprojekti puhul, et kui tullakse välismaalt, küsitakse, et meil on vaja 20 precision driverit ja siis meil on see, et näiteks Poolast leiab mõned, et siis selliseid reaalseid oskusi, mida saaks päriselt välisprojektide peale soovitada, et küsimus ei ole ainult oskustes, vaid ka kogemuses. See on minu oletus, aga alati võib olla asi selles, et kool käib alla. Siis on see minu vastutus, mitte üksi kollektiivis. Nii, ja siis riikide osas vaatasin ka, et millistest riikidest otsitakse inimesi juurde, kui puudus on. Läti ja Soome on jätkuvalt väga olulised. Venemaa on täiesti ära kadunud arusaadavatel põhjustel. Aga et üks asi, mis on muutunud, mida siin tabelis näha ei ole, aga mida mainisid produtsendid, on see, et nende riikide hulk on oluliselt lisandunud, kust inimesi tuleb. Belgia, Saksamaa, Poola, Norra, UK, Ameerika. Et
mina ise oletan, aga ma loodan, et paneelis seda saab ka arutada, et see on seotud sellega, et meie see lähiriikide finantseerimise mudel töötab aina vähem, see, et võtame vähemus kaastootmisraha Lätist ja Leedust, on ju, et produtsendid otsivad aina rohkem välisrahastust teistest riikidest ja teistest riikidest välisrahastusega käib ka üldjuhul kaasas ka see sealt meeskonnaliikmete võtmise nagu soodustus, on ju. Et ma arvan, et see on ka see põhjus, miks nii kaugetest riikidest inimesi juurde tuuakse. Ma hästi ei usu, et see on sellest, et me nüüd Lätist, Leedust ja Eestist kamba peale kokku ei saa, et toome Belgiast kellegi juurde. Et ma arvan, et seal on need rahastusmudelid taga, mis seda sunnivad tegema. Nii, ja see on nüüd kõige dramaatilisem muutus, mis siin tabelis on näha. Ja võib-olla on see asi, millest siin paneelis ka saab arutada. Millised probleemid esinevad seoses meeskondade komplekteerimisega Eesti filmide puhul. Aastal 2015 inimesi on keeruline saada. Aastal 2020 inimesi on keeruline saada ja ise näete, aastal 2025 on ainult üks kõige aktuaalsem probleem. Inimesed on liiga kallid. Et see on probleem, mida ma kuulen igalt poolt kõigi produtsentide käest. Siin on viimase poole aasta jooksul on terve hulk projekte, mis on Eestist ära läinud selle tõttu. Nad lähevad Eestist ära enne, kui nad siia jõuavadki. Et nad lähevad Eestist ära, kui küsitakse Eesti hindasid. Ja üks konkreetne projekt läks, võt see on nüüd, vabandust, see on järgmine tabel. Millised probleemid esinevad seoses meeskondade komplekteerimisega rahvusvaheliste ja vähemus kaastootmisfilmide puhul. Et siin on see hinnaasi on veel drastilisemalt näha. Et inimesi on keeruline saada, oli 2020 suhteliselt aktuaalne. Pikaajalisi kokkuleppeid on keeruline teha. See nüüd igaks üks ütlen, et see on 2020 enne koroonat. Et see oli 2019 lõpp, 2020 algus. Siis veel keegi ei teadnud, et vahepeal tuleb maailma kõige aeglasem maailma lõpp. Ja siis see, et keeruline on hinnata inimeste pädevust ja kogemust, et see on selline keskmiselt kõrge olnud. Ja ma arvan, et see on ka see põhjus, miks produtsendid nii palju sõltuvad kolleegide soovitustest. Mis on positiivne, siin on näha, et erinev töökultuur oli väga suur probleem 2015 ja see on nüüd peaaegu olematuks muutunud. Ehk siis meie meeskonnad on saanud välisprojektidel väga palju kogemusi, nende tase on väga palju tõusnud. Ja siis ka see, et inimesed pole rahvusvaheliste projektide jaoks piisavalt professionaalsed, oli 10 aastat väga aktuaalne. See on nüüd ka oluliselt vähem aktuaalseks muutunud. Ehk siis tegelikult ma arvan, et see on väga loogiline seos sellega, et mida paremaks inimesed muutuvad, seda kallimaks on muutunud. Ja üks alati rõõmu teeb on see, et inglise keele vähene oskus on olematu probleem. 2015 veel oli paar inimest vist, kes ei rääkinud hästi inglise keelt, aga nüüd need enam ei ole. Et just see, rääkides sellest hinnatasemest, et hiljuti üks projekt läks Eestist ära selle tõttu, et Tšehhi cash rebate pakub ilma laeta toetust. Eesti cash rebate'il on lagi, mis tähendab, et kui produtsendid otsustavad, et kas ma sinna riiki lähen, siis nad ei saa olla 100% kindel, et see toetus tuleb. Kui on cash rebate, millel ei ole lage, siis ükskõik kui palju projekte aasta jooksul sisse tuleb, nad kõik saavad raha. Et Eestis on see, et kui sa esitad taotluse, siis võib-olla on see juba vahepeal otsa saanud see cash rebate. Ja teine põhjus oli see, et inimesed on Tšehhis kogenumad ja odavamad. Ja see oli minu jaoks väga ehmatav. Ja see kindlasti muidugi see näitab üldist majanduslikku seisu, me saame sellest kõigest aru. Eestis on väga ränk inflatsioon olnud ja filmitööstus on ebastabiilne, sesoonne, raske on hakkama saada. See, et meeskonnaliikmed oma hindu tõstavad, on arusaadav. Aga mida ma olen näinud, siis on selline pika sabaga probleem, et kui hakata hindu tõstma, et siis need projektid, kui hakata hindu tõstma, siis võib-olla liiga kiiresti või teadmata seda produtsentide poolt, et siis need projektid, mis on mida pitchitakse parasjagu väljaspoole, siis selleks hetkeks, kui tulevad hakatakse tootmise otsuseid tegema, et siis selleks hetkeks on siin veel hinnad tõusnud ja see otsus produtsentide poolt, et lähme mingisse teise riiki, tuleb väga kergesti. Ja et mulle endale tundub ja mul on väga hea meel, et paneelis on nii erinevate ametite esindajad, et mulle endale tundub, et Eesti on liiga väike, et seista kahel pool jõge ja karjuda üksteise peale,
et mulle tundub, et see on ülioluline, et meeskonnaliikmed saaksid aru, milliseid enda töötingimuste eest võitlemine, milliseid probleeme see tekitab produtsentidele ja produtsendid saaksid aru siis, milliseid probleeme tekitab selle hinnataseme madalal hoidmine meeskondadele ja seda ühiselt võiks proovida vaadata mingi pika perspektiiviga. Sest et minul on hetkel konkreetselt selline olukord, et kuna nüüd on Eesti filmitööstuses hetkel uus asi on see, et öötöö eest küsitakse teist taksi, et siis mul on koosolekud, kus on arutelu, et kas ööd saab filmida päeval. Järgmine samm on see, et stsenaariumitest hakatakse ööd välja kärpima. Järgmine samm on see, et miks meil valgustajaid on vaja, need on vaja ainult öösiti ju, kuna me öö kõik välja kärpisime, siis ärme üldse võtta valgustajaid. Et mina väga pelgan seda, et kui hakata mingisugust asja suruma, et siis see tulemus on lõppkokkuvõttes nendele inimestele negatiivne, kes seda hakkasid suruma. Ja kuna ma näen mõlemat poolt, et siis minu huvi on alati see, et tuleme keskele kokku ja vaatame, et kuidas selles ühes väikses riigis filme teha saab nii, et see asi kasvab, mitte ei kahane. Et võib-olla seda asja ei tõstatakski nii suure probleemina, kui see muutus ei oleks nii drastiline. Et minu jaoks, kui ma need tabelid sisse lükkasin ja nägin seda punast tulpa siin kõrval, siis ma sain aru, et midagi on tõsiselt lahti. Et seda juttu ma olen produtsentide käest kuulnud ja ma olen mõelnud, no ikka alati. On ju see ütles, et kui pankurid tulevad kokku, siis nad räägivad kultuurist, aga kultuurnikud tulevad kokku, siis nad räägivad rahast. Et pankurid räägivad, ma käisin sellel näitusel, ma käisin sellel kontserdil, käisin kinovaatamist, siis tulevad kultuuriinimesed kokku, räägivad, kuidas ellu jääda. Et see selge see, et nende pankurite lõbustamine käib isikliku elu arvelt. Aga et võib-olla kui me suudaksime leida viisi, et me ei tõmba seda joont produtsentide ja meeskonna liikmete vahele, vaid me tõmbame selle joone meie ühiselt versus probleem, et siis võib-olla need võimalikud läbirääkimised lähevad ka kuidagi sõbralikumalt ja mitte selle tõttu, et ma arvaks, et inimestele tuleks vähe maksta, absoluutselt mitte. Ma arvan, et see peab olema tööstus, kus inimesed saavad elada inimlikult, aga et kuidas neid hindu üles liigutada ja kuidas need hinnad ei liiguks üles nii järsult, et 1,5 aastat hiljem kaob üldse inimestel töö ära, et ei tekiks seda isetäituvat ennustust, mis lõpuks iseendal saba hakkab ära sööma. Et see on selline asi, et minu arust seda on võimalik ainult läbirääkimistes arutada, et kui meeskonnaliikmed saavad aru produtsentide poolest ja vastupidi, et siis on seda võimalik teha ja siis me saame kõik ühiselt AI vastu võitlema hakata. Sellepärast, et kui vaadata neid, mis tasemega klippe tuleb, siis ma arvan, et varsti kogu see saalitäis hakkab promptimist õppima üldse. Nii. See oligi mu jutt. Ma ainult 2 minutit panin üle või 7. Tere, ilusat püha jüripäeva. Sellele ettekandele järgneb nüüd väike vestluspaneel. Siin on kohe ilusti, on 3 inimest juba ees, kes palun siia diivani peale istuma. Saavad ennast ise tutvustada. Siin on 4 on ka Marju sealt. Ja kas meil on mikreid 1 või siin? Kas ma äkki annan selle siia või? Väga hea. Siis ootame Marju ka veel siia ära. Ja äkki siis Marjust alates võite ennast tutvustama hakata ja mis eriala esindajad ja kuidas ennast ise defineeriksite filmimaastikul? Minu nimi on Marju Lepp, olen filmivabrikus produtsent. Alustasin assistendina, olin Sillarti assistent olnud ja pean ütlema, et assistent on väga hea peale kooli ja praegu on meil tootmises meie Erika German Koolub ja alustame Janno Jürgensi täispika mängufilmi Võtteid juulis. Mina olen Christopher Piir, olen produtsent ettevõttes Allfilm ja võttekohtades kautujuht ettevõttes Lokal. Mina olen Eva-Kristiina Mill, olen hariduselt BFM-i lõpetanud filmiprodutsent.
filmiprodutsent ma ei ole, aga olen siis tegevprodutsent või tootmisjuht. Tootmisjuht on mu kõige lemmikum amet. ja. Mina olen Andrus, ma olen uue kooli valgusmeister, 10 aastat tegutsenud, aga üsna aktiivselt pärast kooli otse tööstusesse ja pole nagu pausi teinud. Pole siiamaani pidanud mõtlema karjääri muutuse peale, aga vaatame, mis saab. Aitäh. Ma tahaksin selle paneeli siis kuidagi niimoodi üles ehitada, et mingi osa võiksime rääkida üldiselt siis noortest ja filmitudengitest, kes siis siia maastikule sisenevad, et milliseid võib-olla kvaliteediomadusi või kuidas üldse siis tudengina läbi lüüa. Mul endalgi ootab see ees, ehk siis tegelikult on nagu absoluutselt väga põnev ja ärev. Ma istun siin, ma seisan siin. Ja siis teisest küljest võiksime ikkagi ka antud probleemi lahata siis, et just siis võib-olla mitte, et siin tekitada mingisugust müüri 2,5 vahel produtsendid versus siis tegevprodutsendid ja valgusmeistrid, vaid ikkagi oleme nagu Helen ütles koos selle ühe sama supi sees. Et siis kuidas seda probleemi ikkagi lahendada, et kui välisprojektid ka nagu välja liiguvad, siis mille järgi üldse siis produtsendina on ju eesmärk ikkagi panna kokku kõige parem meeskond, panna kokku kõik oma ala nii-öelda teie enda silmis siis oma ala tipud. Aga kui need oma ala tipud osutuvad siis liiga kalliks, siis ja et siis kuidas seda nagu lahendada või millest lähtuda, et kas siis pigem siis maksta see ära, selle arvelt võib-olla teha võib-olla võttepäevi vähem või siis pigem valida keegi nii-öelda teisejärgulisem tegija ja siis sealtpoolt minema hakata. No ma vastaksin kõigepealt selle esimesele küsimusele, et kuidas sinna filmimaastikule siseneda. Et meil on praegu näide Germaniga. German oli praktikal, kus ma olin 2 filmi peal, näitas ennast tõesti super heast küljest ja siis küsisime Germanilt, et kas sul on endal mõni idee ja siis ta tuligi oma ideega ja nüüd me teemegi meie Erikat, mis on ikkagi debüütfilmi jaoks tohutult suur projekt ausalt öeldes, et nii on võimalik tulla filmi ka ja saada režissöörina kohe teha debüüti. Ehk siis ikkagi platsidelt hea mulje jätmine on ikkagi number 1. Töökus, huvi, et sa näed, et inimene on täiega pühendunud, kuigi ta on assistent, aga ta on pühendunud. On ka selliseid kogemusi, kus inimest tegelikult väga see protsess ei huvita, aga kui sa näed, et ta on väga selle protsessi sees ja pühendunud, siis see jätkub. Režissööride, jah. Mina tahan ka toetada Marju nagu mõtet, et mina olen võtnud siis endale kaasa sellist 2 asja, mida ma tahan alati teha. Üks asi on see, et ma tahan alati noored emad tuua tagasi tööle, sellepärast et mingil põhjusel alati naised kardavad saada lapsi, eriti kui nad on vabakutselised, et nad arvavad, et positsioonid täidetakse ära, kellelgi neid pole enam vaja, keegi ei helista neile. Ma võin öelda, et mina olen igatahes inimesi tagasi platsile toonud ja väga hea meelega teen seda alati. Ja teine asi on tõesti, et tudengitena ka, kui sa ikkagi tuled platsile ja sa teed selle ära, mida sa nagu tegema pead ja ei karda küsida ja tunned nagu huvi, et siis jumala hea, miks mitte, et neid näiteid mul on ka, et 2 aastat tagasi me tegime ühte teenuseprojekti, kuhu ma võtsin tegelikult 3. kursuselt 4+ inimest, kes olid tegelikult täielikud jokkerid sellel hetkel. Aga projekt õnnestus suurepäraselt ja tegelikult nad kõik töötavad valdkonnas siiamaani. Ja olen nendega edaspidi ka koostööd teinud. Et jah, see ikkagi tuleb nagu välja, et kui sa tuled platsile ja tahad teha, et siis teeme alati edasi. Ma haaraks ka siin kinni sellest, tahan teha, see minu jaoks on kindlasti nagu nii-öelda pärast filmikooli tundub küll nagu nii-öelda, et sa oled midagi omandanud, sa tahaks võib-olla hoida enda valikuid vabana, aga kõige suurem nagu sükene, ma ei tea siis, green flag on see, kui inimene ütleb, et ma tahan seda teha konkreetselt. Ta tuleb, isegi kui ta muudab meelt, ma ei tea, 2-3 aasta pärast, aga ta ütleb konkreetselt, et ma tahan sellele pühenduda. Ja red flag on nagu see, et kui inimene ütleb, et ma ei tea, ma ei ole veel päris täpselt otsustanud, isegi nagu pigem valeta, ütle, et sa tahad seda teha ja sa tahad seda teha 10 aastat, 20 aastat, siis on nagu tavaliselt inimesed nõus investeerima nagu aega ja infot ja koolitama ja kõik see,
aga et see siuke umbmäärasus, et või siuke pendeldamise asi, see on kuidagi mulle endale tundub siukene natuke nagu tõrjuv. See, et kõrgkoolist ei tule oskustega inimesi vist on selleks kuuks juba või veits vana väide vist või tundub, et tegelikult nii ei ole. Selles mõttes, et vist on ka see, et kuna siin viimastel aastatel on päris palju projekte toimunud, on ju, et siis ja inimesi on vaja olnud, et siis on koolist saadud praktikale nagu päris hästi ja sealt tulevad need oskused päris kähku nagu. Sellega olen ka ise nõus kindlasti, et praktika käigus tõesti omandab kõige paremini ja ikkagi asja ise tehes. Aga nüüd see oli tõesti nüüd paar aastat tagasi või ütleme aasta tagasi, kus oli hästi palju projekte ja tööd. Et täna ma tean, et 3. kursuse tudengitel on suveks nagu vähe praktikakohti ja üldse vist tundub, et on nagu üsna vaikne suvi. Et siis kas kuidagi saame ühiselt industriga ka selle vastu võidelda või mis need sammud võiksid olla nagu selles osas kahju, et siin mõnda F inimestele muidugi. Aga et kuidas ühiselt siis ka nagu selle vastu võidelda, et siin kas tulevik on hetkel ere või pigem on nagu murepilved tegelikult meie kohal? No mina selles mõttes projekte nii-öelda koju ei too, mina hakkan juba need koju toodud projekte nagu manageerima, et ega midagi pole teha. Kui ei ole midagi teha, siis tuleb vahepeal midagi muud teha. Aga kui sa ikkagi tahad edasi teha, siis ma arvan, et aasta 2026 tuleb parem. Et on mõned tudengid mullegi kirjutanud ja uurinud, et kas sellel suvel oleks midagi teha või sügisel, et saaks praktikat teha, siis ma olen neile hoopiski rääkinud järgmisest aastast. Kas aasta aja pärast praktikat? Poole aasta pärast. Poole aasta. Marju? No ma ei ole väga palju neid teenusprojekte nii-öelda teinud, et ma olen rohkem Eesti filme teinud. Aga näiteks praegu oli üks Eesti film, mis toodeti sisuliselt, tehti kõik Leedus. Ei filmitudki Eestis, et see näitab ka midagi, mis on väga karm ausalt öeldes. Et ja kui ma toon näiteks, et kui me tegime Vee peal 2019, meil oli eelarve 700 000 ringis. Meil oli 34 võttepäeva. Järgmine film oli Taevatrepp, oli meil eelarve kuskil 1 miljoni ringis. Võttepäevi oli juba vähem ja nüüd meil on eelarve 1,2 miljonit ja meil on võttepäevi 28. Et kogu aeg sa pead millegi arvelt neid võttepäevi vähendama. Et siis ütled režissöörile, me ei tee seda tseeni. Nagu Helen ütles, et me ei filmi öösel. Me võtame tehnikas seda, me ei saa neid keerulisi võtteid teha. Et mille arvelt sa balansseerid ja kaupled siis inimestega, siis et nagu olukord on üsna nutune selles suhtes ja toetused ei kasva ja kui sul on arthouse film, sa ei saa ka lisarahastust kuskilt. Et ütleme, et sulle ei panustada, ei anta sulle MG-d, ei tule sulle erakapital sisse, et selles suhtes on üsna keeruline olukord. Kas on mingisugune äkki potentsiaalne lahendus või väljapääs ongi need samad BFM-i noored tudengid, kes justkui isegi veel ei oska võib-olla küsida sellist hinda? Kindlasti, aga sa ei saa tervet gruppi panna tudengitest kokku, et sul saavad olla praktikandid ja siis ütleme, kes on juba kuskil nuusutanud midagi, aga need osakondade juhid ja need on ikkagi peavad olema, kes on juba teinud filme kogemustega. Ma räägiks sellest, et mulle tundub, et üks hästi fundamentaalne erinevus on selles, kuidas broneeritakse meeskonda Eestis ja mujal. Et kui Eestis helistatakse, siis küsitakse, et kas sa oled vaba ja siis sealt justkui diskussioon lõpeb. Aga seda raha teemat, ma ei tea, kas see on kuidagi mingi tabu teema või miks seda nagu puudutada. Sest mulle tundub, et kuna Eestis ei ole mingisugust ametiühingu maailma, me oleme kõik on üks inditööstus, on ju, siis mitte kellelgi ei ole tegelikult ühtegi siduvat palganumbri mitte miski kuskilt väljaspoolt ei seo neid mingisuguse palganumbriga. Ja ma olen aru saanud, et väljaspoolt Eestit, kui tehakse see kõne, et kas sa saaksid tulla projektile, siis see kõne sisaldab ka seda, et inglise keeles, et what's your rate. See on üsna nagu levinud nagu
termin ja siis ongi sellest teeb produtsent justkui nagu omad järeldused, et kas ta helistab järgmisele või ta ütleb jahi või ta ütleb ei, aga see nii-öelda see diskussioon indie maailmas palga üle on väga kuidagi selline, et mul on tunne, et produtsentidele on jäänud mingisugune visioon, et see ei ole läbiräägitav. Aga valgustajad võib-olla ilmselgelt, see on väike kogukond. Seal on ilmselgelt inimesed suhtlevad omavahel ja need inimesed teavad, mis nii-öelda teised küsivad. Aga mul on tunne, et seal on mingisugune nagu leverage just selle koha pealt, et watch your rate nagu. Sest et see indie tööstus, siin ei ole fikseeritud palkasid. Ja seda on nagu natuke nagu vähe just eriti nii sügavas kriisis nagu praegu. On seda liiga vähe kasutatud. No ja eks me ju produtsentidena ja tootmisjuhtidena ka räägime ka oma vahel nendest hindadest ja asjadest, et kuskilt katsume neid balansseerida. Ja need on ka erinevad, ütleme nii teenuse peal kui Eesti film, et hinnatasemed on erinevad. Ja praegu ma ei saa tootmisesse minna enne, kui ma ei ole hindade suhtes ka valgustajatega kokku leppinud. Ja ma saan aru, see ei ole nagu nii straightforward, aga mul on tunne, et just see kommunikatsioon on üks nagu põhiline, mulle endale tundub, et see on põhiline key, et see võib-olla ei ole nii dramaatiline, ma loodan, kui sellest tabelist tundub. Ma tean peamiselt muidugi valgustajate poolt, natukene ka kaamera poolt, gripi poolt, tehnikute poolt rohkem, kunsti poolt, ma ei tea, kui suur see vahe sealt on või grimeerijad, ülejäänud meeskond, aga üldiselt jah, et just eriti see kriisiolukord, et jah, täpselt nagu me enne siin rääkisime, et hakkame siis nagu uusi peale tooma ja nii-öelda, et kui see töötab, et see on ju, kriis ongi mingi olukord, kus sa loksutad mingit uut süsteemi sisse, kui vana ei tööta ära. Nendest läbirääkimistest siis ka võib-olla Marju ja Christopher, et kui ikkagi läbirääkimiste altid tehnilised töötajad üldiselt on, et kas pigem on see, või tudengid kindlasti ka absoluutselt jah, et kas nad on ka nagu valmis vastu tulema natukene väiksemate summadega või kuidas see teie kogemuses on olnud? Nii ja naa, ma ei tea, kuidas kunagi. Ja eks see sõltub vist natuke produtsendi enda nagu hetkeseisundist ka, et kui palju sul nagu jaksu ja energiat on. Ja selles mõttes, et ja ka seda, et ja nagu isiklikku tunnetust nagu ka, et kui see watch your rate on juba nagu öeldud, et et me ei lähe siis nagu 100 eurot vähem nagu päevatasu nagu pakkuma või et kellel, kes kui nagu madalalt siis julgeb üldse nagu. Ja, aga jällegi kui me räägime Eesti filmist, see on ju selge, et selle hinna viib üles välistootmine. See ei ole nagu, seal ei ole küsimust. Et kui ma räägin, toon näiteks isegi nimesid nimetades Merili Laur helistab, küsib, teeme sellist filmi, saan sulle pakkuda seda, kas see on sinu jaoks aktsepteeritav. Et nagu seda ma näen väga vähe. Mul on siuke tunne, et pigem küsitakse nagu saadavust ja siis kui nii-öelda rahateemat ei puudutata, siis on kuidagi skandaal lükkub nagu kuidagi parastiseks või Ma arvan, et see rahateema on tegelikult, mina ka paraku pean nende rahadega nagu mingis osas tegelema ja siis see rahateema on tegelikult nii, et kui sul on ikkagi juba osakonna nagu pealik valitud, siis mina nagu nendele järgmistele inimestele küll ausalt öeldes üritan vähemalt alati emaili teel teha ikkagi selle pakkumise ja saata nii palju infot, kui on võimalik, aga HOD-dega on tihtipeale jah, nagu natukene võib-olla teistmoodi see asi. Ja mina ütlen kohe ära ka, et kuidagi on elu nii läinud, et mina olen hetkel teinud ainult teenuse projekte ja esimest Eesti filmi teengi ma aastal 2026, nii et mina oskan ainult selle koha pealt rääkida. Kas on ikkagi selles mõttes ka, Andrus, nõks vahet, et kas on Eesti projekt või on ju teenus? Või sinu jaoks on töö? Eks ma proovin kõigest leida ikkagi endale oma, aga loomulikult on vahe, selles mõttes, et mis ma siit nagu välja tooks. Ütleme, et tehnikutel üks suur nagu vahe üldse, ma arvan, inimestel, kes on joone all, siis on ikkagi see loominguline väljendusvõime või input ja see tunne, et nad on osa sellest protsessist, on
sadades protsentides väiksem, kui on operaatoril või režissööril või produtsendil või kunstnikul või monteerijal. Et noh, valgusmeister on seal kusagil 2 vahel. Et see, ja kui me lähme kuskile nii-öelda täiesti valgustaja peale või siis me lähme näiteks isegi nagu sihuke ettevalmistav valgustaja, kes isegi platsile viibi, kes lihtsalt tassib sadade meetrite, kilomeetrite kaupa kaablit ja tassib metalli ja statiivi vihmas ja lumes ja öösel, vaata. Et siis on nagu see osakaal muutub nagu ikkagi see motivatsioon on nagu väga erinev, nagu et ma saan, ma saan filmitöötajate ja inimeste puhul, kes ei ole enam selles sissetöötamise tuhinas, aga nad tahavad settelida või nii-öelda, mis eestikeelne sõna siis on, kusagile sellele rollile, kus nad on, siis ilmselgelt mingist kogemusest või mingist east edasi muutub nagu raha järjest suuremaks nagu põhjuseks, miks nad seda teevad. Ja minu jaoks kui valgusmeistrina, kellena mul loomulikult on mingi väike loominguline input on, peamiselt on see ikkagi organisatoorne, siis minu huvides on nagu väga need spetsialistid. Et need spetsialistid on nagu, ma hakkan natuke pikalt rääkima vist. Valgus on oluline. Valgus. Räägime siis üldiselt nagu tehnikutest, et kui tööstus areneb, Eesti tööstus tegelikult on nagu suhteliselt arenenud juba, kui me võtame Ida-Euroopa mõistes, mulle tundub, et siin on nagu mingisugust know-how'd ja midagi, mida mujal ei ole, siis sellega kaasa tulevad ka erinevad regulatsioonid ja tähelepanekud, et kui ma mõtlen järgi Tõe ja õiguse peale, kus olid 3 poisikest nii-öelda valgustavad, tassivad vihmastatiive ja peavad nii-öelda üsna palju voolu läbi lastvaid kaableid ja siis testivad, et kellel on märjad saapad, et panevad näpud kokku ja siis kes saab viimasena elektrišokki. Et tänapäeval nii-öelda see ei tee mulle enam nagu nalja, et ma tean, et see on nagu reaalselt päris nagu karm teema ja me olemegi jõudnud nagu sinna, et meie nii-öelda tehnikute punt saab paremini aru just eriti nagu safety teemast, mis on minule nagu väga suur hingeteema, mis on nagu väga palju üle vaadatud teema, et see on ka kindlasti nagu nii-öelda tehnikutel, võtame sellega kokku, et tehnikutel on ja nii-öelda madalama otsa siis filmitöötajatel on väga erinevad motivatsioonid ja mida aeg läheb edasi, mida rohkem nad seda teevad, seda rohkem muutub see osakaal selle raha suunas, see lihtsalt kahjuks on nii. Kahjuks see on nii, aga see on ausalt öeldes, see on üsna häiriv, sest et kui sa teed, ütleme, arthouse filmi ja sul osa inimesi tulevad tööle nagu tehasesse, siis see tegelikult see grupp, terve grupp peaks olema nagu loominguliselt laetud. See sõltub ka muidugi režissöörist ja projektist. Aga kui inimene tuleb lihtsalt puhtalt siiamaani, ma saan kõigest aru tööaegadest ja kõigest me peame sellest kinni, aga see on suhtumise küsimus. Ja seda on, kui ütleme varem, võib-olla need tehnilised oskused olid madalamad, siis see selline loominguline või siukene, et me teeme ühist asja, me teeme ühte suurt ja head filmi, see hakkab üha enam ja enam kaduma. Et see jääb ainult sellele väikesele grupile, millest on ääretult kahju. Ma olen nõus, aga see ongi lihtsalt puht ajaline mõõde. See ongi see, et need samad inimesed lihtsalt on ju teinud piisavalt kaua, saanud piisavalt palju kogemusi, näinud, kuidas on nagu välismaal. Nad on hakanud hoolima oma tervisest ja ajast ja kahjuks ka rahast. Aga selles mõttes, et minu jaoks tundub see arthouse'i teema olevatki see koht, kus ju anda võimalust uutele inimestele ja peale tulekuks. Et tihtipeale üks sükene kibestunud vanakooli kähver võib-olla tundub halvem mõju sellele projektile, kui üks värske koolist tulev ennast sodiks tuupinud. Meil on vanakooli kähvereid ka, kes innustuvad iga projektiga ja on väga loomingulised. Ja kui inimene on kibestunud, siis ta ei peaks seda tööd tegema enam. Minu meelest. Jah, ma saan aru, aga inimesed tahavad ka pere luua ja kodu osta. Siis võib-olla peaks eriala vahetama. Et valgustaja ei peaks saama kodu osta ja pere luua. Peaks ikka saama, aga ta ei peaks kibestunud olema oma töö juures. Selles mõttes, jah. Mis siit siis ka veel Eleni sellest ettekandest tugevalt välja joonistus on see, et inimesi ja tegelikult kvaliteetseid töömesilasi Eestis on, aga lihtsalt ongi see, et nüüd projektid kahjuks ei jõua siia seotud siis selle kõrge hinnatasemega. Et kas üks kindel lahendus ongi see, et kui cash rebate'il kaoks
kaoks katus ära ja et Eesti vastu ikkagi, ma saan aru, et huvi on. Aga et võib-olla see, et need projektid siia praegu ei ole jõudnud, et meil praegu neid projekte ei ole kindlasti ainult see, et meil on kõrge hinnatase. Et siin on nii palju muid faktoreid, mida ei pea isegi nimetama, pluss siis see, et tegelikult kogu industry võiks öelda, et kogu maailmas teeb mingit muutust nagu veits praegu läbi. See, mis oli 2 aastat tagasi, oligi veits ogar tootmine nagu, et millest lihtsalt valgus nii palju üle, et me saime ka veits nagu. Et selles mõttes, et pole Soomes tööd, Lätil on mingi imelik aasta, nii et Oscari võidust rääkimata nagu, et jätame nemad jällegi vestlusest välja. Aga et lihtsalt igal pool mujal on ka nagu suhteliselt nagu kehva seis. Et selles mõttes see ei ole ainult see, et meil on kõrged hinnad. Ja ongi, ega see Eesti film saabki kõige rohkem sellega ikkagi pihta. Et ma arvan, et see, et kui nüüd nagu kaevikutusse ei pea varsti minema, siis küll need teenusprojektid tulevad siin ja ongi Ivoga just siin naljatasin mingi päev, et midagi võtteid ei toimu, aga ilge küte on nagu, et selles mõttes, et äkki see kuidagi siis järgmine aasta jälle nagu realiseerub, aga selles mõttes jällegi hinnale ka ju see mõjub, kui meil ei ole mingit nagu kindlust, et millal meil see järgmine töö tuleb, et iga tööga proovid nagu nii palju salve panna, et elaks mingisuguse selle perioodi üle, et miks Tšehhis on need hinnad ka väiksemad, sest neil on mingisugunegi kindlus on ju, et nad saavad võib-olla järgmised 5 aastat igal juhul nagu tööd teha on ju. Et see ju tegelikult see unistus olekski, et meil on mingisugune stabiilne tööde vool on ju, et ja ma ei tea, et siin on arutlusel olnud ju, et kas nagu see pika projekti peal mingisugune nii-öelda päevatasu allatulek on nagu teema või mitte. Tuleks jällegi tagasi selle läbirääkimiste asja juurde, et see ütleks siinkohal välja, et see mingisugune nagu ma saan aru, et välisprojektidel sa pead ju, kõigil projektidel sa pead eelarvestama selle loomulikult on ju, aga see just see nagu kommunikatsiooni ja selle läbirääkimise pool on olnud minu arvates väga nagu kesine. Ma ei tea, kuidas seda, ma viskan mingisuguse suvalise asja, et ma ei näe ilmselgelt teist poolt, aga siit poolt vaadates tundub nagu see selline olukord, et jah, et keegi küsib nagu mingi numbri, aga keegi teil tagasi käi helist, et kuule, kas see selle summaga tuleks, lihtne näide. Tegelikult ei tahaks seda teha võib-olla või nagu, ma ei tea, kas see on nagu mingisugune nagu... Ma ei tea, praegu küll käivad läbirääkimised niimoodi, et käib see vastastikune põrgatamine lihtsalt. Sest et ei olegi, inimestel on vähe tööd ja meie saaks neid väheseidki filme teha, mis praegu siin tootmises. Aga muidugi kõige suurem see asi on see, et filmi rahastus ei tõuse, aga kõik, mitte ainult inimeste hinnad, vaid kõik hinnad tõusevad. Et see on see kõige suurem probleem tegelikult ka. Et iseenesest see nagu kui tahaks normaalselt teha, siis see filmide hulk veelgi väheneb, et see on nagu see suur probleem, rahastuse probleem, üldine rahastuse. Naljakas on ka see, et kui võib-olla 10 aastat tagasi oli see, et ilgelt oligi, raha oli siis ka vähe on ju, igal juhul, aga et siis oli, et kui me nüüd vahepealse ajaga võib-olla oleme või neid välisprojekte tehes ka, et me oleme saanud kuidagi ja osakonnad on saanud näha eelarved on ju, et nii-öelda tegemiseks ja et vahenditeks on nagu veits nagu raha tekkinud on ju, et nüüd me oleme jälle seal, et kuna hinnad on kõrged, siis me hakkame sealt järjest nagu ära koorima, et teevad nagu ja samas jällegi ambitsioonid ja ootused nagu kogu aeg tõusevad on ju, et siis Kas on mingi selline ka põhjapanev lahendus sellele kõigele või kuidas me ühiselt saaksime liikuda selle poole, et kõik osakonnad oleksid õnnelikud. Tuleb ikkagi nagu positiivset joont hoida, on ju. Ja selles mõttes, et mina olen sellel aastal ikkagi kuulunud nende inimeste hulka, kes on tööd teinud. Ja siis
olen teinud ühe teenusfilmi ka, ühe väikese teenusfilmikese ja selle põhjal ma küll ütlen niimoodi, et meeskonnaliikmed nagu tulid kõik nendele kokkulepetele, noh tegelikult on see selline, see ei ole nagu selles mõttes nagu halvas mõttes nagu jokksüsteem, vaid see on nagu selline nagu võta või jäta olukord, et ma pakun sulle tööd, mul on nii palju raha, mul on need tingimused, ma ei solvu, kui sa ütled mulle ei. Et ma pakun seda kõigepealt sulle, järgmisena pakun teisele, ma saan aru, kui sa ei saa tulla ja noh, tegelikult saime me meeskonna kokku, saime filmi tehtud, püsisime eelarves, et noh, tegelikult see on okei, et eks inimestel on see kelle jaoks on 1000 eurot suur raha, kelle jaoks on 1000 eurot väike raha, see on meil ka kõigil lõppude lõpuks nagu väga erinev on ju. Et jah, võib-olla sellist sihukest nagu väikest flexit hoida nagu meeles, et see aitab. Ja mulle tundub, et noh, me eelmine aasta filmisime Lätis ja Leedus ka, kuna see oli koostööfilm, siis nende hinnad olid madalamad, aga kui seal on nii palju tööd praegu, siis hakkavad nemad ka oma hindasid tõstma, et ma arvan, et see käibki mingiste lainetustena, et noh, et ma usun ja loodan ka, et tulevad siia tagasi need projektid. No, konkreetselt Läti asjus ma olengi ise Eestis töötanud see aasta 4 päeva, aga Lätis nagu terve talve, et siis see sealne eluolu on üsna nagu tuttav. Jah, nad teevad üsna sarnast nagu kurvi läbi ja ma olen näinud ka neid samu suhelnud nendel palgateemadel ka. Ma tegelikult just kui tean, et numbrid on väga võrdelised Eestiga praegusel hetkel. Siis nad olid küll tunduvalt madalamad. No eks see käib ka kuidagi. See käibki mingite lainetena ilmselt. Ja siis nad teevad selle sama asja läbi, mis meie ja eks see ongi küpseks saamine. Aga noh, muidugi fakt on ka see, et kui see palganumber on kuskil olnud, siis sealt nagu alla on ikka väga raske nagu seda saada. Eriti kui see on võib-olla su põhimotivaator, miks sa selle projektiga liitud, kui sa oled ja noh, võib-olla ongi see olukord ka see, et siin viimastel aastatel tööd on palju, et meil on lihtsalt inimesi vaja olnud on ju ja põhimõtteliselt suure kiiruga on makstud seda, mida keegi on võtnud julguse küsida on ju ja okei on ju. Ja siis pärast nagu on alles aru saadud, et nii palju küll ei oleks pidanud maksma. Sest et on olnud ju aegu, kui me tegime ka Taevatreppi sinuga koos, kui oli sügisel oli nii palju neid välisprojekte, et meil ei olnud inimesi enam. Meil ei olnud valgustajaid enam võtta platsile ja siis vaatad, et no peaasi, et kedagi sa saad ja maksad, hambad ristis. See oli kestis mingi 3 aastat, iga suvi oli tähelik ikaldused. Võtame ka publikust ja kommentaare hea meelega. Et seesama jutt, mis oli enne sellest, et balansseerida Eesti filmide ja välisprojektide vahel. Mulle meenus, et üks Islandi tegevprodutsent kunagi rääkis mulle loo, kus tal oli tulemas mingi suur Hollywoodi projekt sisse ja siis see rental manager, kellega tavaliselt töötab, küsis talt, et kas ma teen sulle mingi pika perioodi soodustuse, kas ma teen sulle mingi hea soodustuse. Ja siis ei ära selle projekti peal tee, aga mul tuleb üks indie-film, et tee see soodustus nagu mulle selle peale. Et noh, et kuna me oleme väga väike kirp, väga suure koera sabas, et siis mingil määral need välisprojektid justkui nagu aitavad seda stabiliseerida. Aga mis mulle just selle tabeli puhul tunduski ehmatav on see, et välisprojektide puhul see hinnatase on veel suurem probleem kui Eesti projektide puhul, et tundub, et Eesti meeskonnad on välisprojektide veel saanud päris normaalselt teenida, et praegusel hetkel ma küsisin üle neid hindu, et see konkreetne näide, mis ma tõin Tšehhi projekti puhul, et see hinnavahe, ma ei ütle, mis eriala, mis amet, aga see hinnavahe oli 2-kordne. Et kogenum inimene Tšehhis päevatasu oli 2 korda vähem kui Eesti. Ei saa. Mul on üks kommentaar. Ja. Kommentaar on seoses sellega, et siin oli korraks teemaks nii-öelda Eesti raha minemine Leedusse. See on nüüd seesama, kui sa niimoodi mõtled, siis see tegelikult, kui produtsent viib Eesti raha Leetu, eks ole, siis tegelikult teeb päris suure karuteene just nimelt selle samale turule. Aga teistpidi, kuna korraks oli ka märge, et EF-ist ei ole midagi, ma natukene olen EF-is, kuigi hariduse teema. Ma lihtsalt tahtsin ütelda, et käib ka see jutt, et sa ei saa varsti seda Eesti raha Leetu viia. Ja see on puhtalt nagu nii-öelda selle turu kaitse eesmärgi. Sa saad koostööd teha ja sa saad koostöö raha Leedus ära kasutada, kui sa sealt selle raha välja nii-öelda suudad nõutada. Aga sa ei saa Eesti raha siis sinna viia.
Erakapitaal on teine teema. Ma räägime selles mõttes nii-öelda siis riigi maksumaksja. Tema tal ei ole midagi, seda sa ei saa keelata. Mikule, mis ajaraamist jutt on, ütle kohe ära. Millal see tuleb, ütle kohe ära. 30 aastat. Ei, et millal järgmine aasta juba... Ei, no see tuli tegelikult, see teemaks tuli ta lihtsalt ju nüüd, tegelikult suht nüüd just hiljuti. Et ma selles mõttes ei saa sulle seda ajaraami anda, aga ma arvan, et see on täiesti mõistlik nagu mõte, et kui on juba mingi probleem tekkinud ja see lihtsalt nagu nii-öelda resoneerub tagasi selle samale jutule, mida sa siin räägid, et kus meil hinnad tõusevad, et kui raha hakatakse viima nii-öelda Eestist ära, siis... No see ei peaks nii ekstreemselt range ka olema, sest et ütleme, viimane film me filmisime 5 riigis, aga ilmselgelt meil oli 2 riigi, nagu tegelikult 3 riigi rahastus, aga sa pead lihtsalt filmi, sa ei saa filmida mäestikku kuskil Eestis, sa lihtsalt pead minema sinna välja. See ei saa ekstreemselt olla, jah. Konkreetne teema jälle, mina ei tahaks rääkida päris umbisikuliselt, eks ole, see oli näiteks animatsiooniga seotud, et animatsiooni raha, eks ole, saab selles mõttes tellida, eks ole, nendelt nobenäppudelt näiteks seal kusagilt Aasiamaalt palju soodsamalt, eks ole, üldse ei pea isegi Läti poole vaatama. Aga see ongi nagu see, et kas sa tegelikult nagu nii-öelda pikas perspektiivis teed produtsendina õigesti, kui sa kogu aeg ainult sealt poolt seda teenust sisse küsid. Et ühesõnaga, see ei ole ainult, veel kord, see on nüüd selle sama professionaalsuse teema igas aspektis, nii-öelda selle sama produtsendi poolt, kui ka meie enda nende töötajate poolt. Korraks jäi nagu see sama selle Caffrey teemasid, eks ole. Lõppkokkuvõttes ausalt öeldes kaablivedajaid, need, kes kaablit suudavad vedada, selles mõttes leiad see igal juhul mitte selle vana... Jah, nende kaablivedajate suhtes me räägime nagu meeskondadest, mis on 20+, aga kui sa oled ikkagi Eesti platsil, kus sul on nagu Caffrey +2 või 3 ja sa ikkagi pead kõik need statiivid nagu üle käima ja kontrollima, et mingi kilp kuskil loigus ei ole, siis see on nagu iga... Professionaalsuse üks näide on see, et kui sa oled platsile tulnud, siis sa ikkagi teed seda, mis on vaja teha, et siis ei ole enam seda aega toristada. Kui sa oled sinna tulnud, see ongi professionaalsuse nagu üks näide. Järelikult see ei ole, kui sa hakkad seal toristada. Aga ütleme tingimusel, kui nüüd see seadus EFI poolt tuleb, et Eesti produtsendid ei saa raha välismaale viia, siis see paneb ju tehnilised töötajad... Selles mõttes, et ei saa välismaale viia, ei ole päris õige. Ütleme siis otsa, jah. See on natukene kõik see, mis te kuulsite täna Ida-Virus siin või kui meil on näiteks regionaalne filmifond, eks ole. Regionaalne filmifond ju töötab sellel põhimõttel, et sa kasutaksid seda raha, mida sa sealt sellest kopist saad selles piirkonnas. See on lihtsalt see sama kohaliku toitlustaja, majutaja, rätsepa, autojuhi nii-öelda majanduslik aitamine. Seal ei ole mitte mingisugust muud põhimõtteliselt lähenemist loomingulises aspektis. Seesama see kaablivedaja võib olla nii-öelda sealt samast kohalikust nii-öelda Kiviõli kaevandusest. Seda ma tahan lihtsalt ütelda, et see nüüd natukene kandub üles selles mõttes Eesti nagu nii-öelda piirkonnal, et kui sa EF-ist saad raha, eks ole, jällegi see ei ole see sama võrreldav, et nüüd Eerika filmi puhul, eks ole, kus sul ongi tegemist sellega, et su film peab olema filmitud rahvusvahelisel tasandil, sest lihtsalt Salumäe käis sõitmas väljaspool Eestit, eks ole, võitis neid medaleid seal. See on teine teema. Me räägime nagu sellest, mitte et ei anta mujale kusagil kasutada, vaid kuidas seda kasutada. Põhimõtteliselt. Aga kas see võib-olla ärgitabki näiteks valgustajaid, looma ametiühinguid, kui mujalt poolt tuleb see surve, et need on meie tingimused, siis tekib ka vastukäik ju loogiliselt. See kindlasti ei ärgita. Ma arvan, see on jah pigem nagu fantaasia. Ma usun, et natuke on selline nagu, ma ei tea, kuidas seda nagu kuidagi leevendada nagu või kuidagi, see tundub nii siuke nagu valgustaja on mingisugune nagu karm sõna. Ma tean, et ma olen nõus, ma olen selle nagu nõus vastu võtma kõik nagu, aga see ongi see, et kunagi me nagu naljatales ütlesime, et me peame selle maineparanduskampaania tegema, et me tegelikult ei ole nii hirmsad, ma arvan. Kõige halvemini kõlab kaablivedaja, siukest sõna ei tohiks üldse kasutada minu käest. Mina ei kasutanud, see tuli sealt. Rahulikult, sest ma olen lihtsalt keelenats, mulle ei meeldi need ingliskeelsed väljad, aga see. Kas meil on veel küsimusi või mõtteid, tähelepanekuid? Jah. Võimalus. Meil on virtuaalne produktsioon, meil on tehisintellekt ja selles mõttes, kas see on mingi lisavõimalus, mis on option teie jaoks?
No on, aga kallis praegu. Väga kallis. Me oleme filminud küll nendes stuudiotes, mis meil siin Eestis on, aga jah, ta ikkagi mingisuguseid piiranguid ta seab nagu ka. Mina olen ise teinud Soomes, aidanud teha, eks ole, Soomes selles Fireframe'i stuudios, kus on väga suur see virtuaalreaalsuse võimalus. Ühe filmi, kus oli niimoodi, et terve film filmiti seal 3 päeva vist mindi Norra mägedesse. Film oli siis sellest, kuidas see suusakondel jäi seisma keset seda üles sõitu ja inimesed seal järk-järgult külmusid surnuks, eks ole, seda ei olekski võimalik olnud nagu platsil teha. Aga see on kallis. Ja me kaalusime seda Erikaga ka ja esiteks Eestis ei ole nii suurt stuudiot seda, kus teha, siis me käisime Lätis, on tõesti see suur stuudio, aga see on nii kallis, et meil oli ikkagi odavam sõita Gruusiasse ja need 4-5 päeva seal filmida. Kui natuke unistada, meil on Jõhvi vood tulemas ja kui see hind natuke muutub, kas see muudaks teie elu? Mingil määral ilmselt. Ma ei tea, Helen, küsimus Helenile, palun, kas sa soovid seal filmida? Mina võin temaga seal filmida. Peame selle otsustama järgmisel koosolekul. Jah. See on natuke nagu, ma ei tea, kas see on otseselt nagu produktsiooni otsustada nii väga, et seal võib ikkagi tulla nagu loominguline meeskond vahele. Ja see oskused ka, et eks see meie jaoks vist on kõik natsa nagu uus värk, et siin on, meil on võib-olla mingi 3-4 inimest Eestis, kes nagu päriselt võib-olla see on isegi liiga suur number, aga kes seda päriselt aduvad, kuidas sellega nagu toimetama peab, et ma arvan, et kui see lihtsalt aeg edasi läheb ja ma ei tea, võib-olla hakatakse lihtsalt mõtlema ka selles suunas just juba EOS, et nagu stsenaariumi ja projekte, et seal filmida. Veel viimane mõte, kommentaar siit poolt. rahulolu näitamine, eks ole, et siis nagu see küsimus, et kui ma ei ole millegagi rahul, et siis on nagu, et vahet eriala, minust see ei ole päris õige, et minust see rahulolu näitamine on ikkagi, et see on nagu edasi jõud. Absoluutselt, ma olen nõus, mitte rahulolematus, vaid kibestamine, need on 2 täiesti kardinaalselt erinevat asja. Kui inimene on kibestunud oma töös, siis ta peab eriala vahetama. Rahulolematus on teine asi, kui sa ei ole rahul mingite tingimustega või töötasu või ma ei tea, lõunapausi või söögiga, siis muidugi ütle seda välja. Need on 2 absoluutselt erinevat asja. Okei, teine küsimus oli mul selle kohta, et põhiasi, mis siit nagu välja nagu joonistub, on see, et raha ei ole. Et raha on liiga vähe. Mida nagu konkreetselt nagu tehakse selle nimel, et siis seda raha juurde tuleks või mis need sammud on üldse, mida nagu pidevalt tehakse, et see ongi siis nagu, kas see on keegi eestpidaja Jürgen Ligi. See on mõttetu loll vastu. Selles mõttes EFI tegelikult teeb ju, ma ei tea, kui igapäevaselt, aga ikkagi selle nimel tööd, et see rahastus suureneks ja selle rebate'i osas on nagu kuidagi õnnestunud viimastel aastatel seda nagu tugevana hoida ja siin mingid jutud liiguvad äkki, et isegi see lagi nõksa nagu tõuseb vaatamata kõigele muule, mis riigi rahakotis toimub, on ju. Et selles mõttes on need positiivsed noodid, Eesti filmi rahastus on kuidagi nagu, ma ei tea, selle kohta ma ei oska praegu nii väga midagi öelda, aga teda ei kärbitud jah, et selles mõttes on see jällegi suur asi, et selle nimel tööd tehakse. Ja nad teevad tööd ka selle nimel, et see cash rebate tuleks, nagu Leedus on, et ka Eesti filmide puhul hakkaks see toimima, mis oleks ka suur asi. Aga selle nimel tehakse ka tööd. Need ongi need asjad, mida sa pead selles mõttes tegema siis nii-öelda kultuurpoliitiliselt. Aga need asjad võtavad kahjuks rohkem aega kui see, kui kiiresti me hinnad tõusevad. Et mitte ainult meeskonnatasud hinnad, vaid kõik muud hinnad ka. Aga see on nüüd veel kord selline teema, eks ole, mina näen lihtsalt veel kord nagu seda, et valesti aru ei saaks, ma ei ole praegu tootmisosakonna eest nagu ei saa rääkida. Aga ma näen seda kõrvalt, kuidas on, et inimesed teevad kõigest teust selle jaoks tööd. Lihtsalt meil on läbi aegad olnud see vastuseis, et Eesti filmi raha ei tõuse sellisel moel ja selle peale ei panda kunagi sellist rõhku nagu näituseks ja siis kohe sa võid ütelda teater, eks ole. See
see on see koht, kus iga filmitegija saab alati ütelda, et kõige kehvem film on teater. Et see kõik on üldplaanis, monteerimata ja näitlejad mängivad üle. Ja kui sa niimoodi selles mõttes seda nagu mantrat kordad, siis lõpuks saavad teised ka aru, et film on palju lahedam. Sellel teatrivastasel noodil on, ma arvan, väga hea ja paslik lõpetada siin. Tahtsin ühe asja veel öelda, et väga edukas projekt oli Eesti Film 100. Tuli palju häid filme, tuli raha juurde ja nüüd käib ka lobitöö juba vaikselt on hakanud selles, et teha jälle mingi järgmine siukene, no ma ei tea, Eesti Film 110 või 120 või mingi temaatiline, mis tooks jälle nagu raha juurde ja annaks boost'i jälle uutele tegijatele ja filmidele. See väga hea, et sa mainisid, ma kommenteerin, et ühed numbrid, mida ma siin ei saanud näidata, aga et siis kui ma uurisin seda, et kuidas meie lõpetajate esimese täispika mängufilmini jõudmine on olnud, on ju, et see on üks asi, mille poolest Eesti paistab oluliselt silma suure maailma riikidega ja siin ka Franki case või ka Germani case on ju, et meil esimese täispika mängufilmini jõuavad režissöörid üleüldse keskmiselt oluliselt varem kui näiteks Austraalias ja USA-s. Aga teine asi, mis välja tuli, oli ka see, et need korrad, kui on olnud mingisugune lisarahastus, nagu oli Eesti Vabariik 100 või oli ETV juubel, vist ma ei mäleta 50. juubel või kui Ilmar Raag tegi seda Augusti filmi, et need on sellised, kus hästi sageli on debütandid saanud filme teha. Et kindlasti sellised nagu mingisugused ootamatud mõned aastad ette ennustatavad lisarahastused on sellised, mis annavad mingisuguseid suuri võimalusi. Aga üks asi veel, mis ma tahtsin lihtsalt selle teema kokkuvõtteks öelda, et kui ma alguses hõikasin välja seda, et minu arust on oluline see, et me teineteist mõistaksime ja läbi räägiksime, et see inimeste tähtsus Eesti filmis on erakordselt suur. Et mõned aastad tagasi käis üks režissöör Eestis, ma käisin talle võttekohti näitamas, hiljem ta tuli selle agentuuriga uuesti tagasi, aga see oli ühe teise projekti jaoks. Ja sõitsime mööda Eestit ringi mitu nädalat ja siis, või ei nädal midagi. Ja siis kui ta hakkas ära sõitma, siis ta ütles, igaks üks, et see oli märtsikuus. Märtsis Eestis, me kõik teame, kuidas see välja näeb. Oli siuke porised lumelaigud, on ju, ja koerajunnid, on ju, ja siis ta hakkas nagu viimasel õhtul, me olime söömas ja kuna ta mul hea sõber, et siis see kõik oli nagu siuke, ei olnud ametlik, ütles, et nii huvitav, et Eesti on siuke imelik riik, et maandud siia ja siis vaatad esimese asjana, siin ei ole mitte midagi. Ja siis sõidad ringi ja vaatad, siin tõesti ei ole mitte midagi. Ja siis sõidad veeringut, mitte midagi ei ole. Aga kui sa oled mitu päeva sõitnud, siis su skaala harjub ära ja siis sa vaatad, et siin on küll, aga see kõik on hästi pisike. Ja siis sa vaatad niimoodi kissitad, vaatad, et seda peab vist hästi tähelepanelikult vaatama. Ehk siis, et mainin ka seda, et ta tuli parasjagu Roomast, ta oli käinud mingid Rooma piatsasid vaatamas enne seda, see maandus märtsikuises Eestis on. Ehk siis, et nii palju kui nende välisrežissööride ja välisprodutsentidega rääkida, siis et Eesti kindlasti ei seisa nagu võrdluses lokatsioonidega, sood on ainsad asjad, mida me saame müüa, on ju. Et mille poolest Eesti silma paistab, on see, et meil on üldjuhul kuigi väga noor, aga väga hea meeskond. Meil on inimesed, kes töötavad kiiresti, täidavad oluliselt rohkem funktsioone kui väga kõrgspecialiseerunud filmitööstuses. Ja meil on üleüldse kiiresti reageeriv vähese bürokraatiaga ja korruptsioonivaba nagu maa, on ju. Et selle koha pealt me kindlasti paistame silma ja selle tõttu ma arvan, et meie inimesed on erakordselt olulised ja et ei juhtuks seda, et inimesed muudkui tulevad valdkonda ja sealt kaovad. Et selleks on väga tähtis, et me tuleme ühte ruumi kokku ja räägime läbi. Selle ilusa noodiga me siin nüüd proovime teist korda lõpetada. Teie ees olid Marju, Kristoffer, Eeva ja ka heade pooltel olev Andrus. See jätke kindlasti meelde. Aitäh!